Tere päevast! Nagu juba öeldi, siis mina olen Kaarel Nuiste Eesti Geoloogia teenistusest ja ma räägiks teile siis fosforiidi ja kaasnevate ressursside üldgeoloogilise uuringu tulemustest. Kõigepealt siis natukene taustast. Kui hästi lihtsustatult võtta, siis fosforiit on põhimõtteliselt siis igasugune kivim, mis sisaldab märkimisväärses koguses fosforit. Ja põhiline mineraal, mis siis selles fosforiidis on apatiit, mille keemiline valem on näha siis siin. Tulenevalt suhteliselt komplekssest ja keerukast kristallstruktuurist on ta väga vastuvõtlik erinevatele keemilistele asendustele. Osa nendest asendustest on meile kasulikud, nagu näiteks haruldased muldmetallid, ja osad kahjulikud, nagu näiteks uraan, kaadmium, arseen. Ja kui nüüd vaatate Eesti geoloogilist läbilõiget, siis on meil olukord üpris keerukas, et meil on fosforiit, kus on siis kõrgendatud kontsentratsioonid fosforit ja haruldasi muldmetalle, mille kohal kohe on must kilt, milles on siis kõrged kontsentratsioonid vanaadiumit, mille kohal omakorda on siis glaukoniit-liivakivi, kus on palju kaaliumit, mis siis tähendab seda, et kui me räägime fosforiidist kui potentsiaalsest maavarast, siis me ei saa lihtsalt mõelda fosforiidi peale, vaid me peame kõike kogu seda kompotti käsitlema kui ühte kompleksset potentsiaalset tooret. Selleks, et sellest kogu kompotist midagi natukene rohkem aru saada, viisime me läbi üldgeoloogilise uuringu, mille pealmised eesmärgid olid siis ajalooliste uuringute andmete koondamine, nende andmete põhjal siis 3D geoloogilise mudeli koostamine, lisaks siis veel ka koguda uusi geotehnilisi ja geokeemilisi andmeid, nende uute andmete põhjal siis valideerida vanu andmeid ja ka mudelit ning uurida tänapäevaste meetoditega fosfori ja haruldaste muldmetallide levikut fosforiidis ja lisaks veel siis graptoliitargiliidi või siis musta kilda geokeemilist koostist. Et ajaloolised andmed, ehk siis nagu ma eeldan, me kõik teame, 20. sajandil oli fosforiiti väga palju uuritud. Need tolleaegsed uuringud on siis säilinud niisugustes ütleme paarisaja kuni 1000 leheküljelistes aruannetes paberkandja kujul. Me oleme need kõik digiteerinud ja need on kättesaadavad Geoloogiafondist. Ja kui otsida Geoloogiafondis märksõna fosforiit, siis me saame 322 aruannet vastaks. Mis tähendab, et nagu väga palju tööd on juba ära tehtud. Ja kui need andmed on kõik enamjaolt säilinud, siis mida ei ole säilinud, on puursüdamikud. Enamus nendest on täielikult hävinud ja ütleme need, mis meil on veel alles, need on väga kehvas seisukorras. Ja mida ühtlasi ei ole ka nagu varasemalt väga palju vaadatud, nagu ka professor Kirsimaa enne ütles, et haruldaste muldmetallide levikut ei ole nagu süstemaatiliselt uuritud. Aga et sellest üüratust andmemahust nagu ka midagi aru saada, siis me koostasime andmebaasi fosforiidi kohta, mis siis sisaldab endast circa 6000 puuraugu andmeid, kuskil 50 000 litostratigraafilist üksust, mis siis kirjeldab ala geoloogilist ehitust ja kuskil 21 000 fosfori analüüsi ja siis veel suur hunnik erinevaid muid põhikomponentide analüüse. Ja kui vaadata, kuhu need varasemad uuringud geograafiliselt paiknevad, siis on väga, on näha, et on varasemalt uuritud nii Aserit, Toolset kui Rakvere maardlat. Ja just see varasemate uuringute põhifookus oligi siis nii-öelda ala geoloogiline läbilõige ja põhiliselt siis fosfori sisaldused. Ja kuna nad on suhteliselt ühtlaselt jaotunud alaliselt, siis me saime nende andmestike põhjal konstrueerida mudeli, mis on siis niisugune, ütleme, 80 kuni 60 või 80 korda 60 kilomeetrit suur ala, mille peale me siis selle mudeli lõime. See mudel ise näeb välja niisugune, et siin iga see individuaalne mumm siin on üks ajalooline puursüdamik koos siis litostratigraafia ja fosfori sisaldustega. Siin on näha, et väga palju on Toolses puuritud ja väga palju on Kabalas või Rakveres puuritud. See on siis nii-öelda see geoloogiline ehitus, kõik need värvilised intervallid on erinevad kivimikehad. Siis Rakvere mineralisatsiooni levik, ehk siis nii-öelda kõrge fosforisisaldusega kivimi levik,
näha, et nii-öelda, et seda Rakvere lääne ja idaosa ja siis eraldab Aseri rike. Lisaks siis, mis seal mudelis veel näha on fosforisisaldused. Ma ei tea, kui hästi selle kuvari pealt näha on, aga need sisaldused jäävad siis, ütleme, suurusjärkudes 5–15 keskmiselt. Ja see kõik on siis nagu ajalooliste andmete põhjal. Ja kui vaadata, kuidas see kaardi peal välja näeb, siis siin kaardi peal on kujutatud vähemalt 4% fosforit sisaldava fosforiidikihi paksus. Siukse kihi keskmine paksus on kuskil 3 meetrit, maksimumid ulatavad pea 6 meetrini. Ja kui vaadata, kuidas ta levib siin Toolse maardlas, siis ta on siin siuke põhjast lõunasse poolkaare kujus. Ja kui see sama mudel siis Rakvere kohta näeb välja enam-vähem selline, mis on oluline erinevus on see, et ta on oluliselt paksem, kuskil 5,4 meetrit keskmiselt ja maksimumid ulatuvad üle 10 meetri. Ja kõige paksemad osad on siin, ütleme, maardla kesk- või kagu osas. Ja kõik, mis ma siiamaani näidanud olen, on ajaloolised andmed. Ja siis nagu esimene küsimus, mis saati tekib, et aga kus me teame, et need ka nagu tõesed on. Ja selleks, et seda kontrollida, me viisime läbi kontrollpuurimised, mille käigus me rajasime 37 erinevat puurauku. Nad on suhteliselt ühtlased nende 3 maardla vahel ära jaotatud. Kõigist nendest 37 puuraugust me viisime läbi detailse keemilise analüüsi ja lisaks siis valitud puuraukudest me määrasime geotehnilised parameetrid, peamiselt siis kuivmahukaalu. Ja kui nüüd võrrelda siis nii-öelda vanu andmeid, ehk siis ajaloolisi andmeid ja meie andmeid, siis me võime öelda, et see kokkulangevus on suhteliselt hea. Et litostratigraafia mõttes, ehk siis nagu kivimkehade mõttes on see sügavuste erinevus kuskil 1 meeter. Ja mis võib-olla natukene seda mudeli kvaliteeti vähendab, on see, et Kallaveres on see, kuigi keskmine erinevus on samamoodi kuskil 1 meetri või poole meetri kanti, siis see nii-öelda varieeruvus on suurem. Mis tähendab siis, et nagu suurel skaalal see mudel on hea, aga võib-olla konkreetses piirkonnas on tema nagu täpsus kõikuvam. Kui aga võrrelda siis vanu ja uusi keemiaandmeid, siis me näeme, et need sisalduste erinevused on suhteliselt minimaalsed, et Toolse puhul jääb see erinevus kuskil 4% juurde, ehk siis nii-öelda ajaloolised andmed on 4% üle hinnanud sisaldusi. Samas Rakveres on esmalt tundub väga ekstreemne, et meie tulemused on 20% kõrgemad, aga tegelikult kui see üks ekstreemum sealt eemaldada, ehk siis üks konkreetne puurauk, siis see kokkulangevus on jälle seal 4% juures. Mis tähendab, et ütleme, suur pilt on hea. Ja kui vaadata Aserit, siis ütleme, sisaldused on süstemaatiliselt kõrgemad meie tulemustes ja ütleme, Aseri on see esimene koht, kus uuriti ka, ehk siis need andmed ongi kõige vanemad, ehk siis võib keeldada, et nende kvaliteet on varieeruvam. Ja kui võrrelda kraptoliitargiliidi ja vanaadiumi sisaldusi, siis need meie tulemustes on kuskil kuni 10% väiksemad ja kui võtta arvesse, et ütleme, 20. sajandil mõõdeti vanaadiumit poolkvantitatiivsetel meetoditel, siis ütleme, see 10% tegelikult ei ole üldse nii paha. Ma veel natukene, kuna kordamine on tarkuse ema, siis ma räägiks ka haruldastest muldmetallidest, mis kui ütleme, et need eelnevad ettekanded on olnud siis niisuguste väikeste proovide kohta, siis meie keskmine prooviintervall oli 0,5 meetrit või 0,3 meetrit, siis seal jäid need haruldaste muldmetallide sisaldused kuskil 300–400 ppm-ini Toolses ja kuna see korrelatsioon haruldaste muldmetallide ja fosfori vahel on väga tugev, siis me võime hinnata, et kontsentraadis oleks see sisaldus kuskil 1200 ppm-i. Ja samas Rakveres seda sama korrelatsiooni ei esine, mis tähendab, et isegi kui rikastada Rakvere fosforiiti, siis tõenäoliselt see haruldaste muldmetallide sisaldus oluliselt ei kasva. Ja kui rääkida nii-öelda rohepöörde kontekstis olulistest haruldastest muldmetallidest, ehk siis nii-öelda see püha 4 ainsus, ehk siis neodüümium, praseodüümium, dysprosium ja terbium, need moodustavad kogu haruldaste muldmetallide sisaldusest kuskil 30%, mis on enam-vähem võrreldav tänapäeval kasutatavate reemaakidega.
Ja kui ütleme, et haruldaste muldmetallide sisalduste poolest on Eesti fosforiit niisugune suht keskpärane, siis kui võrrelda toksiliste elementide koha pealt, siis me oleme suhteliselt unikaalne, et tegemist on ikkagi väga puhta fosforiidiga, et circa maailma keskmisest kuskil 4 korda vähem uraani ja lausa nagu mitu suurusjärku vähem kaadmiumit. Nii, ja natukene ka siis graptoliitargiliidi geokeemiast, et need, ütleme, jälgelementidest on kõige rohkem rikastunud profiili keskosa, siin on siis molübdeen, vanaadium, uraan ja orgaaniline süsinik. Ja mis siis veel oluline on see, et nagu need vähemalt suurel skaalal, ütleme, kõik need jälgelemendid kovarieeruvad. Ehk siis nad, seal, kus on kõrge vanaadium, seal on ka tavaliselt kõrge uraan. Ja kui vaadata eraldiseisvalt vanaadiumit, mis võiks olla siis nagu nii-öelda maavara perspektiivis kõige potentsiaalikam seal mustas kildas, siis need keskmised sisaldused jäävad kuskil 1000 kanti. Ja esineb ka teatav niisugune lateraalne varieeruvus, ehk siis igal pool ei ole ühepalju, aga ütleme, see 1000 ppm on niisugune, näiteks analoogne kivim Rootsis sisaldab näiteks rohkem vanaadiumit. Ja kui rääkida natukene geofüüsikas, siis ütleme, ainukene tõsine erinevus, mis meil oli siis nii-öelda ajalooliste andmete ja meie andmete vahel, oligi just kuivmahukaalu koha pealt, et toolses see varieeruvus oli kuskil 7%, et meie hindasime mahukaalu väiksemaks. Samamoodi Rakveres oli see kuskil pea 11%, mis tähendab, et seal on siis nagu tõenäoliselt ka mõju kogu maavara mahtudele. Aga samas, kui fosforiidis see varieeruvus oli suhteliselt suur, siis me nägime, et graptoliitargiliidis seda varieeruvust polnud. Või ütleme, et suuresti, et meie mõõtsime suuresti samad tulemused, mis on vanasti mõõdetud. Nii et kokkuvõtvalt ajalooliste andmetega on võimalik siis konstrueerida ala 3D mudel. Sedasama mudelit me saime kasutada siis mäetehniliste arvutustel, hüdrogeoloogiliste mudelite loomisel ja fookusalade valimistel, mis võib-olla kõige tähtsam on see, et need pea 20 000 fosfori mõõtmist, mis ma teile näitasin, et nende kvaliteet on tegelikult suhteliselt hea. Me võime neid numbreid suhteliselt suure enesekindlusega uskuda. Ja mis veel tänapäevastest andmetest välja tuli, siis on see, et reesisaldused toolses on natukene kõrgemad, Rakveres madalamad ja vanaadiumi sisaldused kildas on suhteliselt täpselt 1000 ppm. Lisaks siis toksiliste elementide sisaldused on meie fosforiidis väga madalad ja kuivmahukaal on nii-öelda uutes andmetes madalam, kui ta vanasti oli. Tänan kuulamast.